Vanapagan sai mesilaste käest hirmsasti nõelata ja hoida oli vihane. Vanapagan viskas omakorda 3 viimast peotäit sinna vääris sõrvesääre otsa ja nendest peotäitest tekkisid laiukesed sõrvesääre otsast, kui te oma kaarti peal vaatate. Pisikesed saared, mis siin on lõpus veel. Need on vanapagana peotäied. Aga vanapaganal jäi seekord see töö pooleli, et ta ei lükanud suurt õllu mere peale, aga tekkis Salmejõgi. Aga selle mesilastega oli veel selline huvitav lugu, et kuna vanapagan sai mesilaste käest nõelata ja tal oli hirmus valus ja paha olla, siis ta sajatas sõrve poole, et siin kunagi ei saaks mesilasi pidada. Ja tegelikult sõrves ongi niimoodi, et mesitarud ei ela hästi. Mesilased jäävad haigeks ja surevad välja ja seda ei teatagi miks. Kes veel aru ei saanud, kus me oleme, teeme asja selgeks. Sina said aru? Ma sain aru. Oh, tubli. Ja kui te näete, et on pangad sellised kohad, kus on mere ääres nagu Paekivi ranna järsak. Aga see Kaugatuma pank on siin, näeb nagu natuke teistsugune välja kui tavaliselt pangad. Eriti armastavad nad väikest noort pilliroogu. Pilliroogu te teate kõik mere ääres kasvab. Aga kui ta on noor selline, umbes nii kõrge, siuke roheline, siis ta on hästi magus ja jänesed käivad neid söömas. Ja jänesed on ju sellised loomad, kellel ei ole nagu peresid. Nad elavad kõik eraldi. Et poegemise ajal nad ka ema-isa ei ole koos ja nad elavadki eraldi. Aga mina olen näinud rannas, seal Tehumardi ja järve pool rannas, nad käivad lausa 4-5 koos söömas seda pilliroogu. Siis nad on küll koos. Ega need ussikesed esialgu silma ei paistnudki, eks ole? Panegi näeb. Hoia turvale, sellepärast, et siis me varjame päikse ära ja seda on paremini paista. Ja siin on kohe palju eri kohaned kivid, et kõik sellised kivid on pärit tegelikult Soomest ja Rootsist ja Läänemere põhjast. See on õige Eesti kivi ja see on meie rahvuskivi, jah, õige, tubli poiss. See on ka merililletükk. Ja Soome kivid põhiliselt. Üldse ei ole, aga näete, kasvavad taimed. See lillekene on vahulill. Meil kasvab see? Jaa, siin on ka vahulill. Ja hästi palju kasvab siin loo peal erinevaid samblaid ja samblikke. No näete, siin on sammal. Ja samblikud on sellised, ma saan teile ka näidata. Hästi palju erinevaid, näiteks siin on niivõrd põnev selline asi, et vaadake, see must kiht, mis kivide peal on. See on ka samblik, see must kiht. Ja see on ka haruldane samblik. See on sellepärast haruldane, et tegelikult kasvab seda mujal maailmas ainult seal mägedes, kus on umbes 3 kilomeetri kõrgune, 2-3 kilomeetri kõrgustel mägedes. Aga siin loo peal kasvab ka. Ja sellepärast, et see samblik paljuneb ainult siis, kui talle päike peale kasvab ja paistab ja kivi peal läheb hästi soojaks. Ütleme, et 50-60 kraadi soojaks, peaaegu nagu saunas. Ja ainult siis ta saab paljuneda. Ja siin loo peal on selline võimalus olemas, et ta paljuneb. Selle taime nimi on valge kukehari. Aga ta on valge kukehari sellepärast, et tal tulevad õied umbes jaanipäeva paiku. Valge tõlge. Ja teine kukehari on veel harilik kukehari, mis on kollaste õitega, mida ka suvel hästi palju on. Kindlasti teate, ilusad kollased õied. Rebase Reet. Rebase talu oli. Naise nimi oli Reet. Ja kõik teadsid teda kui Rebase Reetu. Ja siis, kui siin oli esimene tuletorn, seda tuletorni siis 200 aastat tagasi veel ei olnud, siis Rebase Reedu ülesandeks oli tuletorni sees hoida tuld, sest 200 aastat tagasi ei olnud sellist tuld tuletornis, vaid oli elus tuli. Pandi puud näiteks põlema või kivisüsi ja siis tõsteti nagu üles ja siis see tuli oli mere peale näha. Ja see on selline taim, mis tegelikult ajab ennast, ta elab nagu siin maa sees kuidagi ja ta ajab ennast taimena välja ainult siis, kui tal on soodsad ajad, et ta võib näiteks 10 aasta jooksul ainult 1 kord välja tulla ja sel aastal on see aeg.
Ja olete kuulnud jaanipäeva ja Sõnajala õie legendi? Jaanipäeval käiakse Sõnajala õit otsimas. Aga ju Sõnajalad tegelikult ei õitse. Aga vaadake, see kuuvõtmehein on küll sellise nagu selle eos peadega, et nagu oleks õis. Nii et meie oleme oma Sõnajala õie seekord leidnud. 2 aastat tagasi ma leidsin, oli niisugune väikene koht ja nüüd ta levib siin niimoodi. Hästi vahva. Ja vaata, kus on sinna kadaka alla juba jõudnud. Uibulehed. Ümaralehine uibuleht. See oli ainult kaekivi ja looala, kus ei olnud, see oli nii lage ala, et midagi eriti ei olnud. Ja nüüd lähme mägedesse. Siis te näete, kui eriline see sõrve on. Need on jäneselapsed, jah. Neid saab süüa. Tasa olete ja kuulate, siis metsvindid niimoodi nagu räägivad üksteisega, naabrimeestega. Üks laulis, kuulake. Järgmine. Mina kuulsin, ma lugesin enne siit ära 6 tükki siin ümberringi metsvindid laulsid. Siin on 6 metsvindi pesa praegu. Sipe, kas sai saiatüki juba? Oi, kui rõõmus ta on. Oota, ma annan jälle. Läheb pesa poole. Läheb, jah. Jaa, vaadake. Ärge puudutage teda, muidu ta laseb lahti. No, kas sa Lindmetsa leiad üles? Aga me tulime vaata seda teed. Teate, mis on luidestik? Mere ääres, kus liiv on nagu väikesteks mägedeks kogunenud. Seal on ääres, osad on Jaa, need on luidestikud. Ja vaadake, need mäed siin, need on ka liivaluited tegelikult. Ja need on tekkinud 5000 aastat tagasi. Siis kui Meri oli siin samas ja Meri oli sealpool ka. Ja siis tuulajas liivast luited kokku. Ja me oleme praegu Sõrve peaaegu kõige kõrgemas tipus. Siin on 36 meetrit merepinnast. 36 meetri kõrgused mereluited, liivaluited. Kujutage ette. Otsas siit Tigadu mäe otsast vaatama, kui mere pealt tulid võõramaa laevad. Ja siis nad meelitasid valetuledega, nagu tänapäeval on tuletornid. Tol ajal näidati ka tulesid. Nendes kohtades, kus öeldi, et tuli pandi põlema ja siis nagu raevadele öeldi, et siia võib tulla, siit saate värsket vett ja siit saate süüa osta, saate oma kaupasid vahetada. Nemad panid vale tule põlema ja meelitasid laevad siia karidele, madalikele. Ja siis nad röövisid laevad paljaks. Selline mereröövli hõim oli siin elanud. See on väga inetu komme ehitada loodusesse oma käega midagi sellist inetut. Aga kas sa kujutad, loodus on nagu meie kõigi oma, eks ole? Meie kõigi oma. Aga kas sa kujutad ette, et sinu õue tuleb keegi võõrast tuleb, ehitab sinna kivitorni? Kujutad sellise asja? Aga looduses on samamoodi. Miks tuleb võõras inimene, kes loodusest ei hooli, ehitab siia kivitorni? Ja sellepärast sai roiskuga ära. Kui hea. Ma ei saa kätt panna sisse. Kui hea. Vaata, teate, mida need sõrvevõlud oskasid teha? Nemad olid ravitsejad. Ja nemad, kuna Sõrves kasvab palju haruldasi taimi, selliseid taimi, mida mujal Eestis ei kasva ja mujal Saaremaal, siis need võlud olid nii targad, et nemad oskasid nendest erilistest taimedest teha ravisegusid. Näiteks, see on siin luuderohi. Hedeliks, muidugi, ja mis asi on hedeliks? Mis rohi on hedeliks? Kõharohi. No näed sa, kui tubli. Ja üks taim, mida veel oskasid sõrvevõlud ära kasutada, ma lähen teist mööda ja ma otsin selle üle. See on Eesti kõige mürgisem taim. Kas äkki keegi teeb üle? Näsiniin. Näsiniin, õige. Ja näsiniin on nii mürgine taim, ta on närvimürk. Ja sõrvevõlud oskasid näsiniinist teha hamba suretamise mürki. Aga seda pidi siis ka täpselt nii palju panema, et see inimese organismile nii ohtlikult ei mõjunud, et sinna augu sisse ja mitu päeva järjest.